Tere, minu nimi on Meelis Keldrama ja ma räägin teile täna hoiatusmärkidest. Millised siis on hoiatusmärgid? Hoiatusmärke on meil väga palju. Hoiatusmärgid on kolmnurksed, punase servaga, seest valged ja siis sees on siis erinevad kujundid. Antud juhul siis selle märgiga antakse meile märku, et ees on tõkkepuuga raudtee ülesõidu koht. Seda näitab ka siis joonis, nii märki kui ka tõkkepuudeks. Antud märk, hoiatusmärk, ütleb siis meile, et meil on ees tõkkepuuta raudtee ülesõidu koht. Eks? Ja need märgid siis näitavad meile, kas ees on meil üherööpmeline raudtee või on mitmerööpmeline raudtee. Antud juhul siis, nagu pildi pealt näete, on meil ees siis üherööpmeline raudtee. Need hoiatusmärgid informeerivad meid sellest, et ees on siis raudtee ülesõidu koht. Et kriipsud siis algavad suurema arvuga kriipsudega postist ja raudteele lähenedes siis kriipsude arv väheneb. Siin on siis järgmine hoiatusmärk, mis näitab meile lõikumist trammiteega. Antud juhul siis joonise peal ka näidatud, kuidas ta liikluses välja siis peaks paistma. Siin siis ongi konkreetselt ära nüüd toodud, kus see trammitee siis on, mida siis selle märgiga taheti meile öelda. Ehk siis pead olema tähelepanelik, et tramm liigub antud teel. Järgmised hoiatusmärgid samaliikiliste teede ristmikuga on tegemist. Ehk siis tuleb jälgida seda, et kehtib parema käe reegel. Eks? Ja, paremalt tulijal on eesõigus. Ja vasakule pöörates siis pead vaatama, et sul paremalt keegi ei tule ja otse tulijad pead sa läbi laskma. Nii, järgmised hoiatusmärgid. Lõikumine kõrvalteega. Ehk siis antud märgil siis see jämedam joon näitab siis peade suunda ja need väiksemad joonekesed kas siis paremale või vasakule või siis ristmikukujuliselt on siis kõrvalteed antud märkidel. Siin siis ära toodud ka joonisel, kuidas ta välja peaks siis paistma, et otse läheb peatee ja vasakule suundub siis kõrvaltee. Nii, antud märk siis hoiatab meid ringristmikust. Et seega 150 meetri pärast, nii nagu joonisel siin näete, on siis meil ees ringristmik. Järgmine hoiatusmärk annab meile informatsiooni selle kohta, et meil on foor tulemas. Siin siis informeeritakse meid siis järsust kaldapealsest, et on oht siis üle serva sõita, et me ei sõidaks kaldale nii lähedale. Järgmised hoiatusmärgid on tegemist siis ohtliku kurviga. Sõltub kummale poole siis see märgil olev joon näitab, et sinnapoole siis see kurv ka on. Antud joonisel siis paremale poole, eelneval siis oli vasakule poole. Siin siis on mitu ohtlikku kurvi järjest, sõltub siis siis märgi peal näidatakse siis esimese kurvi suund tavaliselt. Siin näidatakse siis, kas on tegemist järsu langusega või on tegemist järsu tõusuga. Et sõltub siis jah, et sõiduk on siis järsul tõusul ja see suurem sõiduk on siis järsul langusel. Hoiatusmärgid, libe tee. Antud juhul siis ilmastikutingimustest tingitud, kas on sademed või jäide, aga hoiatatakse, et ees on libe teelõik. Hoiatusmärgid ei pea olema statsionaarselt paigaldatud tee äärde, vaid tänapäeval kasutatakse ka juba elektroonilisi teabevahendeid, kuhu saab kuvada siis erineva sisuga märke. Antud juhul joonisel on siis ka näidatud, et ees on libe tee ja hoiatatakse sind, et hoia suuremat piki vahet. Siin siis antakse meile infot ebatasase tee kohta, et hoiatatakse, kuna ees on ka teehitustööd
siis ka kiirus on siin piiratud, 30 kilomeetrini tunnis. Just nende teetööde tõttu ja see 30 kilomeetri tunni kiiruse märk on siis ajutine liiklusmärk. Nagu ka see ebatasase teemärk, sest nad on asetatud siin ajutiste ka selliste postide otsa, Siin siis hoiatatakse meid lahtisest killustikust, et kui on näiteks teel tehtud värske pindamine, see killustik ei ole veel sinna bituumini sisse korralikult kinnitunud, siis hoiatatakse meid sellest, et sellel teelõigul ei maksaks sõita väga kiiresti, vaid kiirus alla tuua, sellepärast, et ratast alt võib lennata seda killustikuga teiste sõidukite klaasi ja see võib ka klaasi ära rikkuda. Hoiatusmärgid, pikiroopad, nii nagu joonisel siin ka näha, siin väga selgelt need pikiroopad sees asfaldis, et seega tuleb ka sellega nagu arvestada. Et need pikiroopad mõjutavad ka sinu siis auto juhitavust. Ja kui on sademed, sajab vihma, siis nendesse pikiroobastesse siis ladestub vesi, ehk siis on ka vesiliukoht. Siis ohtlik teepeenar, ehk siis kui on teeserv on näiteks järsk või on madalam asfaltkattest, siis informeeritakse sind sellest, et siin teepeenar võib olla järsu servaga ja siin antud juhul siis on 500 meetri ulatuses on ohtliku teeservaga siis teepeenar. Teetööd hoiatatakse siin, et 6,5 kilomeetri ulatuses siis on ees teetöid, samas ka ohtlik teepeenar, juhitakse veel muudele ohtudele siin tähelepanu ja ka kiirust on piiratud 70 kilomeetrini tunnis. Siin siis hoiatatakse meid sellest, et siis kattega tee läheb üle siis katteta teeks. Et seal eespool, kui joonist vaadata bussist ettepoole, siis on ka näha, et see asfaltkate saab otsa ja edasi tuleb sealt juba kruusatee. Siin nüüd hoiatatakse siis teekitsendist. Et nagu ka joonisel on näha, siis parempoolne sõidurada läheb meil kitsamaks ja vasakpoolne säilitab oma kuju, Siin on siis hoiatusmärgiks kahesuunaline liiklus. Ehk siis nagu joonisel näete, on noolega näidatud siis kus on liiklus veel ühesuunaline. Antud hetkel veel teise noolega ka kehtib ühesuunaline liiklus ja nüüd juba edasi kolmanda noole juurest muutub juba liiklus siis kahesuunaliseks. Siin on ka paremal pool näha ka ühesuunalise tee lõpumärk, peale märki ongi liiklus juba kahesuunaline. Siin siis näidatakse meil lõikuv kahesuunaline liiklusmärk, Et antud juhul siis liiklus on meie ees, kui me oleme selle sõiduki juht, on ühesuunaline. Nüüd, kui liiklus muutub, märgid muutuvad, siis kui meil on ees selline märk siin, siis see näitab, et meil on lõikuv tee on kahesuunalise liiklusega. Ees on künnis. Meid informeeritakse siis ees olevast teest kõrgemast kohast. Joonise peal siis me tunneme ära selle kohaga tee ääres olevate valge sinise triibuliste postide järgi, et need postid näitavad, kus see künnis täpselt asetseb. Informeeritakse meid ees olevast reguleerimata ülekäigurajast. Sellega tahetakse meil öelda, et me oleksime tähelepanelikumad, et ühel hetkel meil eespool siis ülekäiguradaga tuleb, et me vajadusel siis vähendaksime kiirust. Siin siis informeeritakse meid sellest, et teel võivad olla jalakäijad ja soovituslik sõidukiirus on antud teelõigul siis 30 kilomeetrit tunnis, nii nagu siin meil siis märk näitab. Järgneval hoiatusmärgil siis informeeritakse meid sellest, et teel võivad olla lapsed. Et
ja kiirus on meil siin piiratud ka 40 kilomeetrini tunnis siis tööpäevadel. Ja jällegi, me peame olema antud teelõigul siis tähelepanelikud. Vanurid võivad olla teel, eks 2 kilomeetri ulatuses, võivad siis liikuda vanemad inimesed teel, seega peab olema tähelepanelikud. Tavaliselt sellised märgid pannakse selliste kohtade juurde, kus on vanadekodud või siis hooldekodud. Muud hoiatusmärgid, lõikumine jalgrattateega, suusatajad võivad olla või siis ratsanikud teel näiteks. Või hoiatatakse meid sellest, et ees on karja üleajamise koht, kas siis hobusekari või siis veistekari või mingi muu loomade kari, eks. Võivad olla teel metsloomad või linnud või hoiatatakse meid siin ka varinguohust näiteks. Või näiteks on tavaliselt selles kohas puhub vähe tugevam külgtuul antud teelõigul või lendavad antud teelõigult üle näiteks lennukid või on sagedasti antud teelõigul liiklusummik, esineb sellel teelõigul sagedamini jäätumisohtu või mõnel juhul ka hoiatatakse meid muude ohtude eest, et kas näiteks on tegemist mõne künkaga või mingi muu olukorraga. Antud juhul siis ütleb hoiatusmärk meile seda, et ees on toimunud avarii ja auto on siis kraavis, eks ole, nagu pildilt ka näete. Siin siis tegemist elektrooniliste hoiatusmärkidega, nii nagu ennist ka mainisin, siis tänapäeval liiklusmärgid ei pea olema enam statsionaarsed, vaid kasutatakse ka elektroonilisi tahvleid. Antud juhul siis näidatakse meile libedat teed, eks ole, jäitumisohtu või muud ohtusid või ummikut ja lisaks nende märkide alla siis on ka kiiruse piirangu märgid pandud. Siin siis jälle näide järgmistest märkidest elektroonilisel tahvlil, eks, ja alla on siis jällegi toodud ka kiiruse piirang antud märkide puhul siis. Nii, ja sellega sai meie hoiatusmärkide teema läbi. Aitäh teile!